for having me. Here we are. So the title for my presentation is How to Build Trust Through Communication, Learning Lessons or Lessons Learned from Vaccine Research. And every time I talk about trust, I start with showing this picture. And this picture, you might ask yourself, why would she like to go through this exercise? What dimensions, what aspects of this exercise is important? And the quintessential or the main answer for this is obviously that this involves some kind of trust. This involves some kind of trust, and trust can be defined as Usaldust võib a defineerida siis kui psychological state comprising the psühholoogilist intention to seisundit, accept mis vulnerability hõlmab siis based on kavatsust positive aktsepteerida expectations haavatavust, mis on the põhineb intentions positiivsetel of ootustel, or behavior of kavatsuste või another person. käitumiste So suhtes, she kellegi teisepoolsete trusts him kavatsuste käitumiste to suhtes. pick her up when she Ehk lets siis herself ta fall. usaldab, et see mees püüab ta kinni, Now kui ta this laseb endal vulnerability that maha she kukkuda niimoodi. exposes Nüüd herself see to, haavatavus, again, is millele the ta kernel of end trust. avab, see on And siis trust is really usalduse something that osa. we as a Usaldus on society midagi sellist, mida meie depend upon. In ühiskonnana, order to millest meie function as a sõltume. society, Selleks, et we need ühiskonnana some kind of toimida, trust. on Some meil kind vaja of trust mingisugust between usaldust ourselves as meie citizens, endi, kodanike some vahel, kind of trust towards usaldust the authorities. Not blind autoriteedi trust by osas, all mitte means, sellist not blind pimedat trust, but we usaldust. are depending on some Me kind of ikkagi trust sõltume in order for mingisugusest society usaldusest to selleks, function. et ühiskond saaks Now, in toimida. this short talk, what I Selles will be doing lühikeses is I will be ettekandes addressing this notion of trust räägin and just also usalduse trustworthiness as kontseptsioonist something ja that is crucial for communication. väärsusest, I mis will on be ülioluline unpacking these two kommunikatsioonis. concepts, Räägin trust neist and kahest trustworthiness, and I will mõistest also ja briefly samuti give some lühidalt communication principles from the räägin ka research mõnest on kommunikatsiooni vaccine põhimõttest, communication. mis on just And vaktsiinide then the third thing näitel I will do, I will draw upon tehtud some ja empirical work siis that we've done jällegi in Norway viitan in empiirilistele regards to töödele, vaccine mis on Norras läbi viidud But first just of all, vaktsineerimise näitel. Kõigepealt aga trust and usaldus ja trustworthiness. I usaldusväärsus. briefly mentioned that trust Lühidalt deals with mainisin, et vulnerability. usaldus on But seotud we could also say haavatavusega, that aga trust võime could be öelda ka, unpacked. It has et two usaldusel antecedents. on First of all, kaks there are the nii-öelda trusting eeldust või dispositions tingimust. of Kõigepealt this woman letting herself sellel go. naisel on She feels that usalduses she can kalduvus või trust him. sootumus, et She ta has a tunneb, trust et ta võib predisposition. usaldada So seda teist trusting inimest, kes teda dispositions kinni is püüab. something that Ehk siis need belongs to sootumused usaldamiseks on midagi sellist, mis the kuuluvad audience. selle The second pu- element publikule is nii-öelda. Ja trustworthiness. teine element on Trustworthiness of the usaldusväärsus. guy that's Selle mehe usaldusväärsus, kes püüab naise kinni, kui ta hakkab kukkuma, ja usaldusväärsus on midagi sellist, mille osas saab midagi ette võtta. See kalduvus usaldada, selles osas ei saa midagi teha, aga usaldusväärsuse osas saab midagi teha. See on selle keskstes. Ja seda just terviseedenduse valdkonnas saab ära kasutada. Kui me nüüd vaatame ajas tagasi, siis või kreeka keele poole, siis me teame, et on vähemalt 3 viisi, kuidas inimesi veenda. See mees, kes seal naise selja taga seisab või on ja püüab teda kinni, võib öelda, et ma ju püüdsin su kinni viimati, kui me seda harjutust tegime, sest vastasel juhul ei saaks seda teha. Ehk siis inimene kasutab loogilist argumenteerimist, miks naine peaks teda usaldama. See mees, kes siis kinni püüab kukkuja, võib kasutada ka nii-öelda emotsioonidel ehk paatosel põhinevaid argumente. Ta võib öelda, et see oleks ju sinu reetmine, kui ma sind ei püüaks kinni, ma ei saaks seda teha. Nii et ta kasutab emotsiooni argumenteerimisel. Kolmas on aga seotud loogikaga. Et ma ei tahaks ju sind kuidagi haavata, sa võid mind usaldada. Sellist tüüpi väited on tõesti võtmeks kõikidele retoorilistele tõenditele. Võivad olla loogilised argumentatsioonid, emotsioonidele rõhuvad, ehk siis vajutad nii-öelda oma kuulajate õigeid nuppe. Kui sa ka
seisad kellegi ees, keda saab usaldada, siis see retoorika võib mõjuda. Kui me nüüd seda usaldusväärsuse mõistet veel lähemalt vaatame, siis võime näha, et tegelikult koosneb see 3 elemendist. Kõigepealt kompetents ehk pädevus. Teil on vaja kedagi, kes tunneb asja, millest räägitakse. See on see esimene element, pädevus. Samas on aga vaja ka, et ta tõesti hooliks oma kuulajatest, et see inimene peaks heatahtlik olema kuulajate osas. Ehk siis see oleks see teine element, heatahtlikkus ehk goodwill slaidil. Ja 3. element tegeleb aususe või põhimõttekindlusega. Tegemist peab olema inimesega, kes peab oma sõna, ehk siis kui ta lubab midagi, ta peab lubadusest kinni. Sellepärast, et kedagi ei tohi petta. Need 3 dimensiooni või elementi, mis on siis selles eetoses usaldusväärsuse all, on midagi sellist, mida saab kasutada kogukonnana. Võib tugevdada oma pädevusi, inimese tunnetust selles osas, et olete heatahtlik ja samuti võite näida inimesena, kes peab lubadusest kinni. Need on nii-öelda 3 pädevust või 3 elementi, mida võib rakendada ja kasutan neid ka hiljem oma esitluses. Kõigepealt aga sooviksin tähelepanu pöörata sellele, kuidas vaktsiinide näitel võime ka väljakutseid kohata. Me kõik tunneme seda tüüpi retoorikat, mis räägib nii-öelda vaktsineerimise vastu. Samuti me tunneme või teame väga palju vaktsineerimisega leppimisest või aktsepteerimisest. Kõigepealt on olemas selline pidevustik, mis on seotud vaktsineerimise aktsepteerimisega. Kõigepealt on inimesed, kes keelduvad kõik tüüpi vaktsiinidest, aga siis on ka selliseid seal teises otsas, kes võtavad vastu igat tüüpi vaktsiinid või lepivad kõigega. Aga seal vahel on erinevaid seisukohti. Näiteks COVID-i vaktsiini puhul. See oli vaktsiin, mille kohta inimesed ütlesid, et me ei lase seda teha, sellepärast et see arendati välja niivõrd kiiresti. Me usaldame teist tüüpi vaktsiine, aga mitte COVID-i oma. See oli siis selline nende arvates eksperimentaalne vaktsiin, mida nad ei soovinud endale lasta teha. Samuti me teame väga palju sellest, mis ajendab või mis tegurid on sellistel arvamustel või kalduvustel. Näiteks inimesed on rahul sellega, mis neil on, nad ei karda haigeks jäämist, nad ei soovi vaktsineerida. Siis on ka mugavus, teine tegur, mis siis millest sõltub see vaktsineerimisega nõustumine või mitte. Nüüd võib-olla nad ütlevad, et nii raske on minna vaktsineerima, et ma pigem ei lähe. Aga mis on kõige huvitavam, kui on see enesekindluse osa siin, ehk siis enesekindluse on see, kus saab kasutada kommunikatsiooni selleks, et nügida inimest vaktsineerimise suunas. Me teame väga palju teguritest, mis siis nii-öelda on need vaktsineerimisega nõustumise tegurid, aga samas on väga palju erinevaid kommunikatsiooni põhimõtteid. Ma tutvustangi mõningaid peamisi kontseptsioone, mis on seotud siis kommunikatsiooni põhimõtetega, mida tasub meeles pidada, kui tegemist on just vaktsineerimisalase kommunikatsiooniga. Esimene põhimõte, millele tahaksin tähelepanu pöörata, on see, et kõhklus vaktsiinide osas on igati õigustatud. See on õigustatud muret. Tegelikult ju oleks veider, kui inimesed üldse ei asetaks küsimuse alla nende väärtust, et me ei tahaks sellist olukorda ka. Aga väga lihtne on selliste tohutute teaduslike tõendite ees ikkagi väga lihtne on vaktsiinides kõhklevate inimeste üle nalja visata, kui meil on olemas nii palju teaduslikke
tõendeid, aga seda ju me ei taha teha, me ei taha inimesi naeruvääristada. Vaktsiinides kõhklemine on midagi sellist, mida on alati naeruvääristatud, aga ikkagi ma tunnen, et ma pean seda rõhutama, et vaktsiinides kõhklemine on õigustatud ja inimeste naeruvääristamine ei ole kindlasti viis, mida peaks kasutama vaktsiinidest rääkimiseks. See on esimene kommunikatsiooni põhimõte, millele tahaksin tähelepanu pöörata. Teine, see on loomulikult väga lihtne, need sõnumid peavad olema kohandatud vastavalt sellele, millised on need tegurid, mis tõukavad kõhklema. Ehk siis me peame mõistma, miks inimesed kõhklevad ja tegelema nende teemadega. Kolmas põhimõte, millele tähelepanu pööra, on seotud sellise traditsiooni retoorikaga, ehk siis usaldusväärsuse mõiste ja see usaldusväärsus on olukorrast sõltuv, ehk siis usaldusväärsus on midagi sellist, mida me lihtsalt ei saa laiali jagada ja mis püsib alati. Usaldusväärsus on midagi sellist, mille osas tuleb alati läbi rääkida indiviidina ja autoriteedina. See on midagi sellist, millest tuleb rääkida. Võib-olla teid usaldatakse selle konkreetse vaktsiini osas, aga mitte kõiki tüüpi vaktsiinide osas. Miks me peaksime usaldama teid näiteks selles osas? See on see peamine küsimus, mis alati esile kerkib. Kolmas kommunikatsiooni põhimõte, mida tahan mainida, on see, et kui leidub ebakindlust, siis muutub olulisemaks inimese iseloom, ehk siis tema iseloomuomadused ja kui kergelt ta usaldab inimest, kes temaga kõneleb, selle kallal tuleb töötada ka. Ja nüüd jõuame siis jälle nende 3 põhimõtte juurde, eetos, paatos, loogos, mis pärinevad vana kreeka keelest ja meil tekivad esile küsimused, millised eeldused nendel kõhklejatel on või milliseid eeldusi nad aktsepteeriksid, mis on nende väärtused ja mis oleks usaldusväärne selle rühma jaoks. Peate tundma oma nii-öelda publikut, kui te kommunikeerite. See on aga väga keeruline, sellepärast et vaktsiinides kõhklemine ei ole ju teaduslik probleem. See tegeleb väga paljude eri mõõdetega. See on sotsiaalne teema, kultuuriline teema, sest eri inimesed hindavad vaktsiine erinevalt ja samuti poliitiline teema, sest valitsust ja poliitikuid usaldatakse vähe ja samuti inimesed ei tunne, et valitsused vastavad nende vajadustele või austavad nende vajadusi ja nii edasi, et see vaktsiini kommunikatsioon tegeleb kogu sellise valdkonnaga. Ja vaktsiinid on midagi väga isiklikku ja vaktsineerimine on midagi isiklik otsus. Meie meditsiiniekspertidena, võib-olla meil on kogemusi, püüame seda kommunikeerida, aga on inimesi, kes ütlevad, et nad on kuulnud, et kellelegi on mõjunud kahjulikult vaktsiinid ja nii edasi. Et see kõhklemine on väga kompleksne valdkond või teema. Lubasin, et toon välja ka empiirilisi uuringuid, mis on viidud läbi näiteks Norras, minu koduriigis. Kõigepealt enne COVID-vaktsiini väljatoomist viisime läbi selliseid paneeluuringuid, kus küsisime inimestelt, kas nad siis väga tõenäoliselt, mõningal määral tõenäoliselt või ebatõenäoliselt laseksid ennast vaktsineerida. Me nägime, et huvi vaktsineerimise vastu oli tohutult suur. Enamik norrakatest, keda me küsitlesime, nad ütlesid, et jah, me väga tõenäoliselt laseme endale vaktsiini teha või siis mõnevõrra tõenäoliselt laseme vaktsineerida ennast, see oli siis umbes oktoober-november 2020, tükk aega enne, kui vaktsiin välja toodi. Samuti küsisime inimestelt sama uuringu kestel, mis oleksid need tegurid,
mis viiksid teid selleni, et te vaktsiini ei laseks teha. Ja nagu te näete, siis väga paljud inimesed ütlesid, et ma kardan neid kõrvalmõjusid või ma kardan, et vaktsiini ei ole turvaliselt või ohutult välja arendatud või siis pole kindel, et vaktsiin pakub piisaval tasemel kaitset COVID-19 vastu. Ja siis, kui nüüd vaadata lähemalt neid tulemusi ja neid grupeerida, siis on 2 erinevat rühma inimesi. Kõigepealt need, kes on nii-öelda riskirühm, enamjaolt naised ja keda tõesti COVID pani muretsema väga palju. Siis on aga teine rühm inimesi, kellel on väga madal usaldus ja toetavad pigem selliseid vandenõuteooriaid. Nendeks on enamjaolt mehed, kes ütlesid, et me ei soovi end vaktsineerida nendel põhjustel. Samuti on siin rühm, kuhu kuulevad mehed, kes ei olnud üldse mures. Need olid siis skeptikud, kõhklejad. Meil oli 2 erinevat alarühma, inimesed, kes ei olnud üldse mures ja siis need, kes uskusid vandenõuteooriatesse, seal meeste rühm või nüüd selles teises rühmas. Ja siis küsisime, et kas nende arvates olid need ametiasutused pädevad või nad liialdasid COVID-i riskidega. Ja saime tulemusi esimesest ringist aprillis 2020. aastal ja teise uuringuringi tulemused tulid oktoobris 2020 ja enamik inimesi ei nõustunud selle väitega, et COVID-i risk on liialdatud. Enamik ikkagi usaldas Norras neid ametiasutusi. Rühm, mis siis kas täiesti nõustus selle väitega, et risk on liialdatud, neid oli tegelikult väga vähe uuringus või uuringu populatsioonis. Samuti oli meil teisi väiteid, mida me palusime inimestel hinnata, näiteks seda, et tervishoiuasutused muretsevad pigem oma huvide pärast, mitte inimeste tervise pärast, või et ametiasutused peidavad olulist teavet koroonaviiruse kohta ja jällegi see pilt oli järgnev. Need, kes olid skeptilised selles osas, nemad moodustasid väga väikese osa kogu sellest populatsioonist. Rühmitasime need uuringu tulemused 3 eri rühma. Kõigepealt on meil siin need, kes muretsesid vaktsiini enda pärast ja muretsevad naised, kes olid riskirühmas. Aga nende usaldus avalikesse asutustesse või tervishoiuasutustesse oli tavapärasel tasemel. Ja siis need, kes ütlesid, et üleüldine olukord ei ole väga hea, need olid mehed, kellel oli vähe muresid, aga oli pigem ka selline normaalne usalduse tase. Ja 3. rühm, kes kasutavad alternatiivseid ravimeetodeid ja tundsid, et valitsus valetab ja ongi vaja alternatiivseid ravimeetodeid, üleüldiselt ei usalda nad valitsust. Nii et need esimesed 3 rühma, nendeni võib jõuda nii-öelda tavapäraste strateegiatega, millega parandada usaldusväärsust. Tuleb tunnustada või tähele panna neid, kes muretsevad ja siis vastavalt sõnumid luua ka sellele teisele rühmale. Aga tuleb põhineda siis vastavale teaduskirjandusele vaktsiinikommunikatsioonis. Ja 3. rühm on need, kelleni tuleb siis jõuda teisiti. Kuidas jõuda nendeni, kes usaldavad vandenõuteooriaid? Teaduskirjandusest saime sellist nõu, et võib-olla võiks nii-öelda sihtida arvamusliidreid ja püüda jõuda arvamusliidriteni ja selleks, et näha, kas on võimalik üldse muuta kuidagi nende sellist usaldust vaktsiinide või usaldust vaktsiinidesse. See on väga raske ülesanne aga ja see on midagi sellist, mis toob pigem välja rohkem neid uuringuid küsimusi, mida esitada. Kõik need uuringud, millele ma viitasin,
Nende puhul tuleb öelda ka seda, et need uuringud viidi läbi Norra kontekstis. Norra on riik, kus sotsiaalne usaldustase on väga kõrge ja samuti usaldatakse väga palju valitsust ja tervishoiuasutusi. Samuti on meil ka kõrge vaktsineerimismäär, ehk siis teistes riikides võivad need tulemused teised olla. Lõpetasin oma esitluse selle küsimuse või väitega kommunikatsioonialasest kirjandusest, et tuleks jõuda nendeni või töötada selliste arvamusliidritega seal skeptikute seas, keda siis ajendavad just igasugused vandenõuteooriaid. Aga küsimus ikkagi püsib, kas on üldse võimalik selle väljakutsele vastu seista ja sellega hakkama saada. Enamik neist vandenõuteooriaid uskuvatest inimestest kuuluvad ideoloogiliselt parempoolsete hulka, nad ei usalda valitsust. Ja jällegi on see avatud küsimus, kas see kommunikatsioon on midagi sellist, mis aitaks selle väljakutsega tegeleda. Ja selleks, et arutada seda küsimust, vaatasime kirjandust ka kommunikatsiooni kohta, mis puudutas kliimamuutusi ja sealt leidis soovitusi, et me peaksime tegelema inimeste erineva eetilise, ideoloogilise, poliitiliste uskumustega, samuti ajalooliste tõlgendustega ja nende nägemustega tuleviku tarbeks. Ja eesmärk on tõesti leida mingisugune ühine pinnas ja teaduskirjandusest leidsin, et selline võistlev nägemus tuleviku jaoks, et see võib-olla on koht, kus võiks vähemalt teatud elemente edu saada. Sest et inimesed ilmselt sooviksid head oma lastele, et neil läheks tulevikus hästi. See on väärtus, mis on välja toodud just kliimamuutustega seotud teaduskirjandusest. Ja edasisest uuringustest, mida me siis teeme, me vaatame, kuidas seda kõike võiks tõlkida vaktsiinikommunikatsiooni ja kommunikatsiooni üldisemalt. Mida ma siis tegin? Rääkisin usaldusest ja usaldusväärsusest. Mainisin, et usaldus on midagi sellist, mis põhineb või mis teeb teid haavatavaks ja te olete valmis haavatavaks tegema teiste ees, sest te leiate, et see teine inimene või institutsioon, et teda võib usaldada, et nad on usaldusväärsed, nad on pädevad, nad on ausad ja nad soovivad head. Neil ei ole selliseid muid motiive seal taga. Ja siis teadusuuringutest vaktsiinikommunikatsiooni osas võime järeldada, et tuleb oma publikut tunda, teha kindlaks need, kes on kõhklejad ja nii edasi. Ja vähem tähtis pole ka see, et usaldusväärsust tuleb pidevalt tõestada või tõendada. Kasutasin neid teoreetilisi mõisteid Norra juhtumi puhul ja püüaksin lõpetadagi sellise mõttega, et peaks püüdma kindlaks teha mõningad sellised ühised punktid nende kõhklejate seas, mitte ainult teha kindlaks need tegurid, mis ajendavad kõhklema, vaid ka teha kindlaks, kuidas võiks siis neid ikkagi mõjutada sellisel ühisel pinnal. Ja ühesõnaga, see on väljakutse, millega me tegeleme, mis puudutab vaktsiinikommunikatsiooni ja see on midagi, mille kallal ma veel töötan. Aga samuti tahaksin ikkagi sellise isetult öelda, et meil on ka sellealane raamat olemas. Selle pealkiri on Navigating Pandemic Phases ehk siis kuidas pandeemia etappides hakkama saada ja navigeerida. See on vabalt ligipääsetav, internetis saate selle tasuta alla laadida ja ma loodan, et leiate sealt midagi, mis oleks kasulikku just tervise edendamisega seoses. Aitäh! All right, we have time for some questions. Thank you everybody who asked it. Meil on aega küsimusteks, aitäh kõigile, kes küsisid küsimusi ja esimene kõlab nii. On huvitav näha teie andmete põhjal, et mehed vaktsineerivad ennast pigem kui naised. Mis on see põhjus?
Ma tahaks seda soo erinevust väga rõhutada, aga üldiselt, mida me teame, on pigem see, et naised vaktsineerivad ennast tihemini ja nad on ettevaatlikumad. See on minu seisukoht. Kui meie materjalides on midagi erinevat, siis pigem näitab see, et mehed on rohkem esindatud või üleesindatud nende hulgas, kes kõhklevad ja kes usuvad vandenõuteooriaid. Et see on peamine erinevus, ma ütleks pigem. Aitäh. Teine küsimus, kuidas lahendada spetsialistide mitteusaldamise probleemi, kui nad jäävad vaktsiinikahtlejate rünnakute alla ja ka poliitikute usaldamine on üsna ebamäärane. Kuidas tegeleda siis selle probleemiga, et spetsialistide usaldusväärsust õõnestatakse? See on tõesti miski, millega me peame rinda pistma täna igal rindel. Ma olen tegelenud ka teaduse teiste aspektidega, olen tegelenud ka toitumisalaste nõuannete andmisega. Norras on see muutunud selliseks poliitiliseks teemaks. Poliitikud ütlevad teadlastele, kes on teinud rasket tööd 2 aastat, et tuua välja tõenduspõhiseid nõuandeid, toitumisalaseid, siis poliitikud ütlevad, et me ei usu teid, te lihtsalt imete neid nii-öelda pastakast välja, neid andmeid. Sellisel juhul on teadlastel ka väga raske kaitsta oma seisukohti nende poliitikute vastu, sest teadlased liiguvad välja nii-öelda oma tavapärasest erialast ja peavad tegelema hoopis teistsuguste vaidlustega, poliitiliste vaidlustega. Nii et mina väidaks, et teadlastel üleüldiselt on vaja leida inimesi, kes mõtlevad sarnaselt, kes usuvad teaduslikku protsessi ja et need andmed, mida te olete esitanud, ei ole võib-olla lõplikud, aga need on parimad, mis meil praegu on ja et teadlased jätkavad oma tegevust. Nii et minu mõte on see, et teadlasena peaksite olema ettevaatlikud ja olema teadlikud sellest, millisele areenile te liigute, mis ei ole teie tavaline tööpõld, kus teie argumendid ei pruugi kehtida. Ja see on ikkagi lootust selles mõttes, et paljud inimesed usuvad teadust üleüldiselt ja ka nende otsused põhinevad teadusel. Ja võib-olla on ka teisi teadlasi, keda nad usuvad ja kellele selles mõttes võib leida sellist ühised alad, aga seal tuleks siis läbi rääkida nendel teemadel. Kuidas te vaidleks kellegagi, kes usub, et mõned haigused on tänu vaktsiinidele taandunud, vaid et inimesed näiteks on hakanud paremini käsi pesema, et hoopis sellepärast on haigused taandunud. Mina ütleks, et see võib olla täiesti kehtiv argument ja seda võiks teadlasena uurida. Teadlase eetos tähendab seda, et tuleb olla ettevaatlik ja ei tohi rõhutada seda, et see on ainus viis või see on ainus tegur, mis loeb. Ei tohiks olla liiga resoluutne ega liiga enesekindel teatud järelduste ja leidude suhtes, aga see on teadlastena meisse sisse kodeeritud. Me ei ole poliitikud. Et me ei väljenda oma seisukohti liiga tugevalt. Nii et enda avamine, inimeste kuulamine, inimeste murede ärakuulamine ja nende aktsepteerimine on miski, mida me peaks rohkem uurima.
Thank you. And the final Aitäh. question. Viimane Is there küsimus. international examples where Kas on government rahvusvahelisi agencies and näiteid, kus vaccine-producing medical companies valitsusasutused ja vaktsiinitootjad on efektiivselt koostööd teinud selleks, et suurendada teadlikkust ja suurendada tervisekirjaoskust ja tugevdada usaldatavust? Millised need edukad partnerlused praktikas välja näevad? Ka väga hea küsimus. Kui te teate selliseid häid näiteid, siis mina tahaks neid kuulda. Ma võin öelda, et Norra kontekstis me arvasime, et me saime selle COVID-19 pandeemiaga päris hästi hakkama. Meie terviseametkonnad kuulasid kriitikuid ja olid valmis nendega asju arutama. Ja nad tunnistasid üles, et nad on ebakindlad, et nad on teinud vigu. Ma arvan, et see avatus tunnistada oma vigu ja tunnistada, et ei tea kõike, aga ikkagi võib usaldada meid. See on põhiline väljakutse, mille minu meelest Norra valitsusasutused lahendasid üsna päris hästi. See ei olnud täiuslik olukord, aga võib-olla saab sealt mingisuguseid häid näiteid selle kohta. Suur aitäh, daamid ja härrad, professor Oivin Tiilen. Aitäh, et kutsusite mind.